tuleb veel edaspidi. Tristan Teng vilistab seda tänast mängu ja annab nüüd sellele kohtumisele kõrge pall värava ette, jääbki sinna lahtiseks, aga siis õnnestub ikkagi tagumisest postist minema lüüa ja 1-0 läheb FC Flora seda kohtumist juhtima. Diana Smirnova saab korralikult tuld anda ja Flora pääseb juhtima ja vaatame, mis tähistus siin nüüd välja mõeldakse. Siin on särgid ja kahjuks me ei näe, mis seal särkide peal on. Üks on Elina Tarkmeele särk igatahes. Üks on Elina Tarkmeele särk, seda oli näha, ehk siis ilmselt jah, vigastatud austusavaldus. Sarnast tähistust sai ju näha ka U17 EM-finaalturniiri avamängus, kus A-alagrupi kohtumises Eesti ja Hispaania vahel, kus Hispaania mängijad tähistasid väravat sellega, et ka ühe kaaslase särgi pingilt võtsid, kes siis turniirilt ikkagi vigastuse tõttu eemale jäi ja näitasid seda siis. Jõžaninavalt kõrge pall ja see pall on väravas ja see vist on oma värav. Jõžaninova tsenderdus esimesse posti ja kes see seal oli nüüd, kes pea vahele pani, igatahes Jõžaninovat õnnitletakse ja Flora pääseb 35. minuti alustuseks 2-0 juhtima. 3 mängust korrektuurid tehtud, läheb, vaatame, tsenderdus teele. Ja kas see oli seal nüüd liigipea või taudipea? Emb-kumb. Kõik mängijad on vastase väljaku poolel. Ja saadaksegi ülevalt pall kätte. Jõžaninova saab minna, kas läheb ise lööki proovima? Nii on, läheb ja lööb postist sisse ja Flora 40. minuti alustuseks 3-0. Anastasia Jõžaninova annab eemalt vasakuga tuld ja Flora paistab, et teeb täna ära kõik nende mängude eest, mis siin hooaja alguses on tegemata jäänud Saku vastu. Kui on suutnud palli hoida, aga mida aeg edasi, seda rohkem on neid võimalusi Florale tekkinud ja eemalt Jõžaninova väga täpne löök ja postipõrkest sisse tee. Pigem joostakse sisse, kõrge pall läheb ja pillatakse ja saabki Saku ühe tagasi löödud Emma Treiberg, kes vahetusest sekkus 58. minuti alustuseks, paneb palli väravasse ja vist oli Treiberg see jah, praegu küll jah, niimoodi esmapilgul tundus ja Treiberg tõesti vahetusest väljakule tuli ja rünnakul mängiti ikkagi väga aktiivselt ja Vihman siin pillas ja jah, Treiberg paneb põlve vastu, nii et podla vahelt läbi. Flora on nüüd päris madalale kaitsesse langenud ja vasakule äärele Taut seda söötuga otsib Kustšini suunas, aga sealt lõikab tullus selle vahelt ja saab ise rünnakule liikuda, paneb jooksu peale Pihlakule, Pihlak ja Pedak võidujooksus ja võtab Pihlak, läheb 1-1 ja lööb ära 4-1, nii et hakiti teda korralikult, aga läks lõpuni ja Gretlin Pihlaku hooaja 7. värav on see, mis 77. minutil vist otsustab selle mängu saatuse ikkagi ära. Pedak tegi, mis ta suutis, jooksis võidu, läks veel päris korralikult jalgadesse ka, aga no vaatame, no jah, siin Pihlak kiirusega jookseb Pedaku üle ja saab seal ilmselt korralikult haiget ka, aga lõpuks lahendab olukorra ikkagi külmavereliselt väravaks. No nii, karistuslöök tuleb teise lainesse, aga sealt löögile kohe ei pääseta. Pohlak lööb eemalt ja 5-1 ja milline värav täpselt vasakusse ristnurka, enam täpsemalt lüüa ei anna. Ja 88. minutil ise ka ei usu, et niimoodi tuli, aga see värav jääb seda mängu kaunistama küll, täpselt ristnurka ta paistis, et see pall läks ja korraks juba tundus, et see karistuslöögi lahti mängimine ebaõnnestus, aga siis jääb pall Pillerin Pohlakule niimoodi ette, et sealt tuleb ainult pealsega tuld anda ja mitte, et need enne juba päris kindlad ei oleks olnud, aga no vaatame jah, siin
natuke segadust ja siis Pohlak peasega ja no siin Eismannil ei olnud mitte midagi teha. 90 on täis ja peakohtunik Tristan Teng vilistab selle kohtumise lõppenuks. Kristiina Tullus FC Flora poolelt, no 5-1 võit täna esimese poole, aga sai see mäng vist ära tehtud, oled sa nõus? Ei, ma tegelikult väga ei oleks, sest on ka enne siukseid mänge olnud, kus me oleme löönud ja oleme ees olnud, aga me oleme lasknud endale lüüa, et see oli meile väga tähtis, et tulla teisel poolel nagu hästi tagasi selles mõttes, et me hoiame selle nulli siis taga. Üks tuli, aga jällegi nagu koht, kus hoida pea külmana. Et ma ei usu, et keegi meist mõtles, et see on esimese poole aega tehtud. Kui palju sa ise tundsid, et enne mängu oli mängijatel mõttes seda, et tegelikult Saku vastu sel aastal on väga raske olnud, Saku on teie vastu hästi mänginud. Kui palju te sellele mõtlesite, kui palju sulle tundus? Ma arvan, et mitte. Jah, me teame, me oleme siin mänginud nendega juba mitu korda see aasta, me oleme mänginud Sportlandil, oleme kaotanud, ei ole võitnud, et eks ta ilmselt veits taga kuklas võib-olla oli, aga me ei keskendunud sellele üldse, et kui siis see oli ainult nagu motivaator selleks mänguks, et näidata, mis me tegelikult suudame. Täna küll see mängupilt, mis platsil oli, kohati tundus märksa võrdsem, kui see skoor peegeldas. Mis sa arvad, mis need elemendid olid, millest te täna Sakust paremad olid? No siin paar tükki vist oli standardist, et suutsime oma momendid seal ära kasutada ja kontrates, ma arvan, me oleme see aasta üleüldse see hooaeg väga head olnud, et seekord suutsime ka need ära kasutada, et tegelikult siin oli veel võimalusi, aga nad on ka tublid selles mõttes, et kõike päris ei suutnud ka ära kasutada, et ma arvan, need momendid olid need, mis siis meie puhul jäid nagu silma paistma, et jah, muidu ilmselt lahtisest mängust tekkis olukordi, aga pigem vähem. No see hooaja algus on olnud väga-väga tasavägine, ikkagi palju tasavägisem kui eelmistel hooaegadel. Kirjelda seda, kas võistkonna sees on ka see tunne kuidagi teistmoodi tänu sellele, tunned see, et mängude eel on kuidagi rohkem pinget õhus? Mingil määral võib-olla jaa, aga ma arvan, see olukord lihtsalt on võrdlemisi uus, et sa tead, sa lähedki igale mängule sellega, et sa ei tea, mis siin juhtub, et me oleme võib-olla siin kogenumad mängijad Floras on võib-olla harjunud sellega, et sa lähed, sa hoiad palli, sa rahulikult liigutad, sa ootad, millal see esimene võib-olla ära tuleb, aga enam seda ei ole, et selles mõttes see ootusärevus on võib-olla natuke teistsugusem kui muidu, aga aga muidu sihuke hea, ma ütleks, et see on hea mõnus, et sa ikkagi võitled, et võib-olla mängupildi poolest võiks olla parem kohati, aga meil on nii noor ja nii uus võistkond tegelikult, et küll see tuleb ajaga. Kas Flora mängijale meeldib see ootusärevus või tahaks pigem niimoodi, nagu varem mõni aasta tagasi oli, et enne mänge oled ikkagi alati suur favoriit, kumb sulle rohkem meeldib? No mõlemad tegelikult meeldivad, et muidugi meeldib ju olla favoriit ja võita suurelt, aga samas mänguliselt ikkagi sa saad väga palju rohkem sellest mängust nagu täna, et sul on üleminekud, sul on kaitses, pead seisma, et isiklikult mulle meeldib ka see osa, et pigem ikkagi see, et sul on võrdsem mäng ja et sa ei tea, mis sind ees ootab, et see on ikkagi huvitavam ka endal. Suure tänu sulle, soovin edu! Aitäh! Kaotus täna, kas see tundub kuidagi õiglane tulemus või pigem ikkagi on selline tunne, et siit oleks pidanud rohkem kätte saama? No Flora mängis paremini, lõid väga ilusaid väravaid. Mingitel perioodidel meil oli ka võimalusi, ei löönud ära ja selles mõttes, et muidugi tahaks rohkem kätte saada, aga 5-1 siis Flora mängis täna paremini ja nii on. No esimese poole järel oli seis 0-3, kuigi tegelikult mängupildiliselt jällegi teil olid ka omad võimalused, Flora lõi küll kaugelt, lõi standardist, teiseks poolejaks sekkusid ise, tulite väga isuka ründetööga peale, oli see selline kindel plaan? No muidugi, kus sa oled 0-3 tagasi, sul pole mitte midagi muud teha, kui rünnata. Aga ma ei tea, saime ühe kätte ja siis kuidagi oli tegelikult see teine ka õhus ja oli tunne, et saame küll. Aga siis tuli see 4 tagasi ja siis läks nagu üpris raskeks. Teil vist oli võistkonnas ka mingisugune selline väike haiguse teema sees, on mul õigus, kui palju see mõjutas? Ma ei tea, eks igaüks oskab individuaalselt enda eest rääkida, aga jah, mingi nohuperiood on siin. Räägi enda tervislikust seisust ka, koondisesse sa ei lähe, mis seisus sa ise oled? No täna on mul mingi sääre, pissivigastus, aga üldises plaanis ma
mul on mingisugused söögitorujalad, millega ma pean tegelema põhimõtteliselt. aga siin, kas see paus tuleb nüüd siis pigem praegu heal ajal koondise paus või tahaks, et saaksid just võistkondlikus mõttes nagu kohe edasi panna, et väike siin selline paus tuleb sisse? Ma ei tea, mõnes mõttes võib-olla on nagu hea, et kui sa täna kaotad 5-1, et siis ja nädal enne võidad karika, et siis on nagu kuidagi võib-olla hea selle pausiga natuke neid erinevaid emotsioone maha laadida ja vaadatagi need videod üle ja harjutada mingeid asju, mis täna välja ei tulnud. olgu, aitäh sulle, soovin edu! Aitäh!